Igal jõululaupäeval ma lastele uut isa tutvustan. Tahtsin ennast esitada aasta emaks, läksin komisjoni ette, tegin ennast kenaks. Ütlesin, et ema olen olnud tükka aega, kui tädi seal laua tagal võitas nagu saeg, mis nimi või vana, mitu last ja kellega. Ühed tegin sellega ja teised tegin tollega. Kolma poiss viisam embal sisaridel tühja, võtsin lapsed kaasa ja kolisime kuhja. Lehmi aga 3, kitsi aga 6, linna ei ole siiani sitamas ja suus. Ise kümmad kõldu leian traktori rooli, tasuta taksod, trenni ja kooli. Elus on 3, kui paned silmi ja sandu, süles ei jaksa neid enam kanda. Palusin, et appi tuleks naabri Jüri, aga niisama tulla Jüri polnud huvi. Jüri hakkas panna kohe leibad ühte kappi, aga ega ma siis selle pärast kutsutada appi. Ütlesin, et maksan talle 3 päeva tunnist 2 päeva pärast Jüril oli küll selles pullis. Tahjad kedagi, kes oleks ennast lihtsam, kolmikuta hoius tunni tööl ja lihtsam tõepoolest. Lapsukesed olid ainult andnud, Jüri oli istunud ülejäänud karjast. Jüri küsis, kas ma olen hoidnud lapsed ennast. Tema kehast oli hoidnud tükke välja. Siis võtsin ette kaabeli kolmikuta isa, aga tema ütles, et ei talu meie laste isa ja et tulevikus pole mõtet tema poole pöörduda, ta edastudi kavatsemist veelgi enam pöörduda, näiteks juba ülehomme minevata mere, et teenida pappi oma uuele perele. Selles külas üks mees mulle sümpatiseeris, kuigi lugemise asemel tema alles veelis, päeva ajal harjutas mediteerimist, külaramba rõõmus ka legiteerimist. Lastele ta meeldis, oskas igast lõksu teha, aga tugevustes keesist oli kärgunud ta keha. Lihaga ei söönud muna piimali nippe, päevast päeva tegin talle nõgese piibe. See oli mees, kes ei väsinud, et suhtele anda, või abielule anda, tunnustega kanda. Tädi teades põlastavat, see on jeeru, aasta ennast teie küll kvalifitseeru, ütles nii, ütles naa, ütles matkes ja ootus. Kui ei ole abielu, siis ei ole lootust. Läksin koju tagasi, vaatasin ringi, küla vahel oli väga vähe mees hingi. Ühel oli linnavima, teisel tülinud, 3 oli abielus, aga tõmbas ringi. Üritas päevast päeva ennast üles puua, aletsast küla vahel kõntidele juua. 5 oli kullinatel 6 polnud sedagi, nii et ühimõtteliselt polnud seal kedagi. Teate juurde järelikult tähendlikult sõnn, uskusin, et minul oli naeratlikult rõnn. Võtsin lapsed kaasa ja läksin korterisse tagasi, taas tädile, kes küsin, kellega ma magasin. Soovisin, et mulle antaks aasta ema tiitel, tädi ei saanud aru, millega ma kiitlen. Vastasin, et vaata, mul on lapsi terve torm, kõik on hästi hoitud, kõigil läinud karm. Ma lisasin, et tulevikus veel mu lapsi tahan, te tädiks minu hinta, mõttes minesikul maha. Kui ta toimus, tuhtis kohe kõrget vererõhku, pakkusin, et talle on vaja värsket maaõhku, selle asemel, et suurendada koolide kuhja, kõmu parem elama, liinuhüda puhja, pakun teile tööd ja omaette aset, vabale ja näidata seal lapsepõhmist taset, kui tädi ei kuuldavale ahastava uhke, ütlesin, et pakun talle 6 eurot rohkem. Nüüd tädi elab minu juures, karjatab mu kitsi, pole vaja talle ravimeid, sest tema lööb. Meeldib talle kaabli ja meeldib talle kulda, nendega ta peale tööd küla vahel rulla. Tädi on nii tahetud, et oh jees, igal jõululaupäeval on tal uus mees. Küsisin, kas olukord ei ole banaalne, tädi oli rõõmus, et ta on nii populaarne. Äsja oli tädi juurde asja toomepure ja sündinud on 3, kahe pole sule. Tädigi läks Jüri juurde lapsehoidis nuruma, selle peale Jüri pannud metsa poole punuma, aga varsti oli Jürid vaja parandada pea ja väike isa sisse tuleb teeks väga head. Kui Jüri astus laste juurde, lapsed teda krabasid, Jüri mõtma kohe ära tagasi. Itse karjast tulles oli tädi väga töödud, lapsehoidjad Jüri on ära söödud. Nüüd tädi seisab kapis, Jüri minu kere, see ongi tüüpiline Eesti kärpere. Oli nii või naa, kui enam tundma, mis lugupeetud tädi või lõpuks elu tundma. Tädi on nii tahetud, et oh jees, igal jõululaupäeval on tal uus mees. Tädi on nii tahetud, et oh jees, igal jõululaupäeval